No nii, tervist kõigile! Pestor Grupp on jõudnud ka see aasta ehitus- ja sisustusmessile, kuid see aasta on siis portfell kõvasti laienenud ja kaasa on võetud hulganisti materjale. Meil on olemas katus, fassaad, interjöörimaterjalid ja tagatipuks on olemas selline varikatusaeda, pergola, millest peagi räägime. Aga lähme vaatame lähemalt, teeme juttu, otsime üles asjatundjad. Minuga messil kaasas täna on Marju Noormets, kes siis Pestoris tegelebki fassaadidega, õigupoolest on fassaadimaterjalide tootejuht ja ma arvan, tema on kõige parem inimene, kelle käest küsida, millega siin täpsemalt tegu on. Skalamid, kuhu see siis täpsemalt käib? Skalamid on meil selline suuremõõtmeline plaat, põhimõtteliselt võid panna kuhu iganes, kas sisse, välja. Välja on oluline, et oleks aluskarkassi peal, sest muidu läheb kehvasti. Ükski plaat ei pea muidu niimoodi vastu, muidu koledaks. Ja põhimõtteliselt paned puitkarkassile, alumiiniumkarkassile või muule metallkarkassile, saab ka liimida aluskarkassile ja siis saab teda veel kasutada ka sisetingimustes. Isegi duširuumi võib panna selle seinale, et neil on selline soonega plaat ka olemas või ka ilma sooneta sobib. Ja neil on hästi palju erinevaid mustreid, siin on näha ainult murdosa nendest, mis tegelikult on võimalik valida ja lisaks veel nad saavad teha ka erimustreid, sellist nagu igaüks ise tahab. Mis see erimuster siis endast kujutab? No näiteks sa tahad oma pilti oma majale suurelt, siis nii saab. Okei, väga vahva. Kuidas selle kui ma tahan nüüd eri mingit pilti oma majale, kuidas seal tarnega on? Et kas ma pean pool aastat varem ühendust võtma või saab ka kiiremini? No kui sa ikkagi eripilti tahad, siis läheb kauem kui tavaliselt. No tavaliselt läheb meil kusagil 6 nädalat, aga siis läheb kauem kindlasti. Et aga kui palju, eks sõltub sellest, kuidas teha seal parasjagu töödega järgi on ees, et seda saame alati küsida. Aga lihtsam, lollikindlam on alati püsida standardtoonide juures, siis tead, et saad ka teinekord ilusti sama tooni tellida ja... Aga mis selle materjali siis eriliseks teeb? Esiteks ta ei põle. Ta on meil A1 tuleklassiga, et see on põhimõtteliselt sama, mis keraamika. Et ei ole mingit ohtu, et sul põleb suure leegiga materjal maja pealt maha lihtsalt. Ja teiseks on suured mõõdud, sa saad katta ju terve korruse kõrguse ühe plaadiga, sul jääb vähem vuuk, pind on ilus, esteetiline, saad hästi puhastada, saab graafitist ka puhastada. Mitte iga fassaadiplaat ei võimalda seda, et saad graafitist puhastada. Jah, ta on lihtsalt ilus. Lihtsalt ilus. Väga hästi sõnastatud. Et ühesõnaga graafist... Suur mustrite valik on, tõesti suur. Kuidas selle puhastusega on, et vaatan, see tekstuur on selline sile on ja et selleks, kui siia nüüd tuleb mingi tolm jama peale, see on äärmiselt kurb, et kas ma pean seda kogu aeg pesema või ta nii-öelda... No kogu aeg kindlasti mitte, et vihm juba iseenesest puhastab ka, aga survepesuga ikkagi vajadusel saab ta üle teha. Okei, aga liigume siit edasi siis järgmise plaadi juurde. Loen ülevalt kiutsement, seekord Equitone, et kuidas selle materjaliga on? See on ka väga hea materjal. Tegemist jälle kiutsemendiga, et samuti see materjal on väga tulekindel, teda ei söö siin ükski putukas ei taha teda süüa, suured mõõdud siin üle 3 meetri ja siin me näitame praegu sellel stendil nüüd Equitone'i läbivärvitud plaate, mis on siis Linea seeria, selline huvitava struktuuriga ja tektiva. Et läbivärvitud plaadi üks eelistus on kindlasti see, et kui sul mingi kriips siia peale tuleb, siis tal on sisu sama värvi, et siis seda ei jää nii palju näha. Ja nad jätavad sellise mõnusa loodusliku mulje, et kas seda meenutab siis betooni või looduskivi suures pinnas. Et nad ei ole nii steriilsed ja ühtlased. Et ühesõnaga, kui ma nüüd seda plaati vajadusel soovin lõigata, lasen keskelt pooleks, siis keskelt on ta täpselt sama tooniga. Sisu on tal täpselt sama värvi, kui vaadata siit servast, et tal on täpselt sama värvi sisu. Ja Equitone'i kaubamärgil on ka teisi seeriaid, praegu hetkel ei ole näidatud, et Natura pealt kaetud siis läbikumava lakiga, Pictura pealt värvitud tekstuura sellise krobelise tekstuuriga, et see ei ole veel kokkuvalik. Okei, aga kuidas selle materjali populaarsusega on, et kas ta on tõusev trend või ta on juba selline oma klassis tuntud materjal? See Equitone on väga tuntud materjal. Eestis on ka väga palju kasutatud erinevatel korterelamutel, eramutel, kus iganes ühiskondlikel hoonetel, isegi renoveerimistel, aga rohkem siiski uutel hoonetel. Et ta on tuntud arhitektide seas ja ehitajate seas ka.
ja tehas ka, et see kaubamärk on juba päris vana, et toodetakse Belgias, Saksamaal, et sellised väga usaldusväärne tehas ja Meiega on messil kaasas ka Aadu Kaseväli, kes peamiselt tegeleb Pester Grupis katustega, aga ei saa üle ega ümber ka fassaadidest. Aadu, tervist! Tere, Alari! Millega siin tegu on siis meil? Tegu on meie enim müüdud fassaadikattematerjaliga Sedral, mis on siis kiudtsement voodrilaud. Kiudtsement voodrilaud, aga näeb välja nagu puit. Ja ta on puidu imitatsiooniga, teda saab ka sileda pinnaga kui ka puidu imitatsiooniga. Kaugemal vaatlusel inimesed ei teegi vahet, kas ta on puit või kiudtsement, sest nii ongi. Aga mis sa arvad, mis on nagu kõige parem siis erinevus kiudtsemendil võrreldes puiduga? Et miks eelistada Sedralit? Tegelikult on ta ülimalt laisa inimese materjal. Puitu sa pead iga paari aasta tagant hakkama värvima, majandama, pesema. Tegu on täiesti hooldusvaba materjaliga. Paned seina ja 70 aastat on sul mureta. Sa ei pea isegi pesema seda. Vihm peseb. Reaalselt ongi nii. Elu on näidanud, et nii see ongi. Kliendid käivad messil, kes on selle endale juba 10 aastat tagasi paigaldanud ja lihtsalt kiidavad seda materjali. No mida teha? See materjal müüb ise ennast juba. Aga kuna ta on kiudtsemendist, kuidas on selle materjali nii-öelda, kui ma tahan nüüd lõigata ja tuleb suur laud, ma tahan seda lõigata versus puiduga, kas ma pean mingid spetsiaalsed tööriistad endale ostma või? Jaa, mõningad asjad on, mis tuleb osta. Olen siin ehitajatega konsulteerinud, kes paigaldavad meil Sedralit, ütlevad, et absoluutselt ei erine puiduga paigaldamiselt siis raskusastmelt, kuigi tal on jah, mõned lisaasjad, mis tuleb osta, erinevad lõikekettad siis puidule ja ega muud asjad ongi praktiliselt samad. Praktiliselt samad. Et ühesõnaga, nagu saan aru, ostan endale teemant ketta, panen selle sae külge ja lasen läbi. Sisuliselt küll. Aga kuidas, kas see materjal on läbi värvitud või see on siin ikkagi värvkattega? Ei, ta on värvkattega. Pealispind on värvitud, aga sellele värvil on 10 aastat garantiid nii värvile, UV-kindlusele. Aga ütleme nüüd, kui ma lõikan seda lauda ja mul on vaja tekitada poolik laud, ma lõikan ära, kuidas otstega saab? Otsad tuleb kaasa parandusvärviga otsad üle, laud seina unustatud. Okei. Lähme võib-olla kinnituse juurde, et ma ei näe siin ühtegi kruvi peada, et kuidas see täpsemalt siin seinas siis on? See klikksüsteem kinnitatakse peidetud klambritega. Klamber hoiab siis alumist lauda kui ka ülemist lauda ja järgmine laud peale ja klik, lõpuni välja ja jälle unustatud. Ja alt on siis mingi samamoodi? Alt on stardiliist, mis tuleb siis loodi ajada ja mille peale see kogu krempel kandma jääb ja kus pealt fassaad alguse saab. Okei. Kas ma võin selle otse lüüa liimiga ka näiteks tuuletõkke külge? Mitte päris. Mitte päris. Ta on ikkagi, tegu on tuulduva fassaadiga ja tal on minimaalselt vaja taha 2,5 sentimeetrit tuulutust, et asi kestaks. Okei. Aga ma vaatan siin teine ka, et see on nii-öelda klikk on ja see me saime aru nagu Lego klots ehitad nii-öelda üles. Kuidas sellega on? See tundub nagu natuke keerulisem mulle. Tegelikult absoluutselt mitte. Tegu täpselt sama materjaliga, täpselt samadest koostisosadest, lihtsalt maitse erinevus, kellele ema, kellele tütar. Et suurt vahet ei ole. Paigaldusastmelt julgen öelda, et ei erine. Täpselt sama raskusastmega. Aga vaatan, seal üleval on kruvi pead näha, et kas see siis käib nii-öelda kruvidega või selle on ka mingid klambrid? See käib kruvidega. Tegelikult on nüüd nii, et üks laud on 3 sentimeetrit teise all. Tuulisemates pindades võib ka panna ülekatet rohkem 4 senti ja järgmine laud katab eelneva kruvi siis ära ja nii jälle üles välja. Siin on jah, meil väike messi äpardus. Ei olnud just parasjagu värvilisi kruvi kaasas ja tuli viimane laud külge saada, aga muidu on ka olemas sama värvi kruve igale lauale. Ja ma vaatan, siin nurgas on neil mõlemal mingid sellised alumiiniumprofiilid, et kas see siis nurgad ja see liitekohad on kõik nii-öelda ära lahendatud nende profiilidega või ma pean hakkama leiutama kodus? Saab nii ühte kui teistpidi, aga on ka olemas täiskomplekt lahendus, välisnurgad, sisenurgad, lõpetusprofiilid, tuulutusprofiilid, ei ole siukest sõlme, mida me profiilidega lahendada ei saa. Okei. Võib-olla küsin veel seda, et kiudtsement, et siin eelnevalt rääkisime Marjuga, et kiudtsement oli siin A1, A2 tuleklassis. Kuidas Sedraliga on? Tegu on tulekindla materjaliga. Samamoodi? Ei põle? Ei põle, ei idane, ei mädane. Oleme siin nüüd Eterniidi stendi ees. Vanaisa paigaldas Eterniiti, vana-vanaisa paigaldas Eterniiti.
ainuke vahe on siin, et siin nagu sammalt ei paista praegu olevat, et kas eterniit on jätkuvalt moes või mis värk siin sellega on? Kui sa ütled, et sul vanaema paigaldas, vanaisa paigaldas, julgen öelda, et sina paigaldad, su lapsed paigaldavad ja su lapselapsed paigaldavad, sest et see on juba sinu vanavanemate poolt ära tõestatud materjal, et see materjal kestab. Aga mul ikka vanaisa rääkis, et seda katust, et mina ei tohi katusele minna parandama, et seal kuri asbest hiilib ringi. Kuidas selle materjaliga on? Kas jätkuvalt on asbestiga tegu või? Tegelikult su vanaisa elab siiamaani sellest asbestist, aga kui nüüd tõsist juttu rääkida, siis asbest oli sideaineks siis eterniidile, aga see on asendatud nüüd juba ligi 30 aastat tagasi PVA kiududega, mis ei ole absoluutselt mitte mürgine. Seda ei maksa karta, et tegu on mürgise materjali. Aga kas ma nüüd võin seda materjali nii-öelda võtan kätte, mul on vaja lõigata teda, lihtsalt lasen saega läbi ja ei pea mingit maski ega midagi kandma? Et su hingamisteed puhtad püsiksid, võiksid mask olla, aga sisuliselt ei pea sul maski olemas. Sa võid ka tüki ammustada, sellest mitte midagi ei juhtu. Aga kas see nüüd siin, ma vaatan, siin on selline ilus hallikas grafiidi tooni plaat. Kas see nüüd ise värvitud või nad tulevad tehasest juba värvitud? Nad tulevad tehasest 2 korda värvituna. Kõigepealt siis hõõrutakse spetsiaalsete harjastega värv siia sisse ja pärast läheb ta ühtlase värvi kardinalt läbi, et ta saab siukse ilusa ühtlase värvi endale peale ja värvile mõistagi on garantii. Ühesõnaga, ma saan aru, siis see nii-öelda pikem viis öelda karastatud värvkate. Võtsid sõnad suust. Okei. Kas me garantiist juba rääksime? Kas sellele antakse nii-öelda mingi selline garantii ka? Jaa, tehasepoolne garantii on värvile 5 aastat ja materjalile endale 30 aastat. 30 aastat? Okei, ütleme mul 20 aasta pärast ilmneb et see täiesti ära pragunenud, mis siis saama hakkab? Siis vormistame paberid korda ja spetsialist tuleb, vaatab, teeb pildid, fikseerib mure ja kui on tõesti tehasepoolne viga, siis kindlasti likvideerime selle vea ja asendame uue katusega. Okei. Ma loen siin peale mingi safety strips, ohutusribad, et mis need täpsemalt on? Ma siin mingeid ribasid ei näe. Need on nüüd sisse peidetud ribad suurtematele plaatidele, et kui peaks juhtuma õnnetus, et ehituse käigus keegi kukub plaadi peale, siis ta ei kuku sellest plaadist läbi. Et need ribad sees tagavad turvalisuse, et sa jääksid sinna katusele püsima. Okei, aga ma vaatan, siin on kirjas Leedu eterniit, et kiire guugeldus annab tulemused, et meil on ka Poola ja Ukraina eterniit ja võib-olla midagi veel, et mis see Leedu eterniidi siis kõige suurem eelis on? Eeliseid on nagu meeletult palju, aga õhtu tuleks kätte, kui ma neist eelistest hakkaks rääkima. Ma räägin, põhieelis on garantii. Me pakume ainsana 30 aastat garantiid. Plus kindlaim garantii ja kindlaim lahendus. Kindlaim, kiirem tarne ja neid variante on siin palju, millest rääkida. Aga siin praegu muidugi neid nurkasid ei näe, et vaata vanal eterniidil oli, kui sa paigaldad, oli vaja nurgad ära lõigata. Kuidas siin nendega on, et kas ma pean ikka neid ise käsitsi ära võtma? Väiksematel plaatidel on nüüd nii, et nurgad on lõigatud ja lisaks sellele on ka augud ette puuritud. Okei. Ja nurgad on meil lõigatud absoluutselt kõikidel plaatidel. Vanasti tuli need ise ära lõigata, aga nüüd on sedavõrd tolmu vähem, et see töö on juba tehtud tehase poolt. Aga muidugi ma vaatan siin juurde on tulnud sellised nagu pisemad plaadid, et palju neid profiile üldse kokku on, mille seas on võimalik valida? Profiile kokku on 5 eri mõõtu plaati. Algab siis väiksest plaadist, mis on pildil nähtav ja suur plaat, mis on siis 1,13 m lai kuni 2,5 meetrit pikk. 2,5 meetrit, okei. Et sobib nii väike plaat väikestele eramajadele, suur plaat lautadele, kuhu iganes suurtematele hoonetele. Aga nüüd panen eterniidi katusel ära, kõik on nii-öelda roovitus on olemas, plaat on peal. Kuidas nende nurkade ja harjaga saab, et kas seal tuleb siis plekk või on mingid? Saab nii ühtepidi kui teistpidi, aga kindlasti väiksemal eramajal kasutaksin eterniidist nii serva kui harjadetaile. Siin on lihtsalt üks variant meil, kuidas saab kasutada, aga neid variante on erinevaid. On ka siukseid lainelisi S-serva katteid. Et see on maitse küsimus, kindlasti leiame kõigile oma maitse. Ja kindlasti ta jääb efektne, kui kasutada eterniidist harjadetaile ja viiludetaile. Kuidas see hinnaasi on, kuidas sa positsioneeriks seda eterniiti turul, et kas ta on nii-öelda samas hinnaklassis nagu teised materjalid või ta on kallim või soodsam? Et näiteks kui me võtleme võrdluseks plekkkatuse, mis on kindlasti populaarne. No hetkeseisuga vaadates, mis teevad metalli hinnad maailmaturul, siis on juba
kindlasti Eterniit tunduvalt odavam kui plekkkatus, tavaline plekkkatus. Oleme jõudnud nüüd selle teise katuse stendi juurde. Imelik küll, et katuse hulgimüüjaga ainult 2 katusematerjali väljas, eks ole? No see on lihtsalt, mida me siin messil parasjagu eksponeerime. Tegelikult on valik natuke suurem. Okei, aga ma loen siit kivipuistega teraskatus. Kas tegemist siis sisuliselt on plekkkatusega, mis on kiviga kaetud või kuidas siin see asi on? Tegelikult on jah, aluspind on teras, mis on kaetud mõlemal poolt alumiiniumkihiga ja välispool siis tuleb peale puiste ja puiste peal veel lisaks akrüülikiht, kui sa käega üle tõmbad, see asi ei pudene. See on akrüülikiht peale tõmmatud ja selle eesmärk on, et siia ei hakkaks peale sammal ja muud siuksed pahad asjad, mis kipuvad katusele kogunema. Eterniidi puhul oli teil 5 erinevat profiili, kuidas siin on, et kas ongi, ma vaatan siin praegu 2 erinevat või on valikus veel tegelikult? Valikus on tegelikult rohkem neid profiile. Jällegi ei mahu siia messile lõputult meie materjali, aga on ka täiesti siledaid, on ümaraid, profiile on väga palju erinevaid. Aga värvivalikuga? Värvivalikuga sama? On ka väga palju erinevad. Saab sinist, saab rohelist, saab halli, saab musta. Jällegi ei mahu kõik stendile, mida tahaks näidata. Ja. Aga mis ta peamine eelis siis on tavalise plekkkatusega? Esiteks, nüüd tänapäeval on juba hind, sest et kallimad plekkkatused on juba kallimad kui meie pakutav kivipuistega katus. Lisaks sellele ei ta kolise, ta ei lähe kuumaks talvel, pluss veel minu silmis, suvel, pluss veel minu silmis oluliselt ilusama väljanägemisega. Okei. Kuidas ta selle garantiiga on? Garantii on ka lausa kuskil siin kirjas, et lausa 50 aastat. Kvaliteedi garantiid. Okei. Ma loen ka siit, et UV-kindlus on. Kas see siis... See pealmine kiht tekitabki talle UV-kindluse. Et ühesõnaga see värv ka siin ei tohiks siis hajuda? Ei, värv isegi ei hakka tuhmuma selle aja peale. Aga kuidas kas tegemist on siis mingi juba tuntud materjaliga või on mingi uus trend see kivipuistega teraskatus? No tegelikult on teda müüdud siin Eestis ka varasemalt, aga ta on jällegi rahvale jäänud turundamata ja rahvas ei tea tast väga palju. Räägime siis võib-olla põgusalt natuke sellest varikatusest, mis siin väljas on, et kibus. Mis teeb selle varikatus eriliseks? No kindlasti see, et tal on katus, mis koosneb liikuvatest lamellidest. Et ei ole nii, et sul on lihtsalt kinni katus, milleks midagi teha ei saad, vaid sa saad kui on vaja sulle, et tekiks mõnus tuuleõhk, siis avad natuke lamelle, siis õhk liigub, ei ole nii palav. Meil ju ka mõnikord juhtub, et on kuum ilm väljas. Juhtub. Mõnikord paar nädalat, et vaatame, kuidas ta siin meil liigub. Et need lamelli saab lükata täitsa 120 kraadi, nad liiguvad, et siis vastavalt päikese suunale või tuule suunale või kuidas sa siis tahad, et siis liigutad nii nagu vaja. Ja siis saab veel siia lisada sellised andurid, et näiteks lisad vihma lumeanduri, hakkab vihma sadama, paneb lamellid kinni, et ei saa sul mööbel märjaks seal. Aga lumest juttu, kuidas sellise Eesti talv on selline, kord ei ole, aga tuleb väike lumi maha, et kas see katus suudab väikse lumekoormusega vastu? Ja, seda loomulikult, et ütleme, et mingisugust väga rasket sulalund, et seda ei kannata ju tegelikult ükski katus välja. Aga üldiselt on võimalik talle lisada lumesulastussüsteem. Tähendab, et ta sulatab lume ära, et näiteks Rootsis ka ikkagi tehas ütles, et tellitakse seda lumesulastussüsteemi. Või siis teine variant lihtsam, et teed lihtsalt talveks lahti lamellid, et siis katusele ei kogunegi lund, et langeb kõik, no siis muidugi ei saa siin mööblit hoiustada. Aga palju meil nüüd seda suurt talve ja suurt lund on, et aastaid tagasi jah oli, aga viimasel ajal ju ei ole. Pigem harv nähtus tõesti. Ja, et see ei ole probleem üldiselt, jah. Üks küsimus on veel, et ma vaatan, see on selline lamekatuse konstruktsioon, et kuidas selle vee äravooluga siin on? Et kas ta hakkab sisse tulema või kuhu läheb? Ei, see on tõesti veetihe süsteem, kui lamellid on kinni, ja siin on selle peale mõeldud, vesi voolab siin torus, postis on vihmaveetoru ja siis ta läheb sealt ilusti kõik voolab kuhu vaja.
aga ma vaatan, näiteks ma soovin teha enda talveaeda, kas ma saan siia lisada ka siis näiteks sellised liuguksel klaasid? Ja saab lisada liikuvad klaasid liiguvad kenasti üksteise taha ja siis veel saab lisada korraga nii klaasid kui ka rulood, et siin praegu meil on ühel küljel näha ruloo. Et vaatame, seda saab ka liigutada siit samast puldist. Niimoodi liigub. Ja üles, et klaasid ja ruloo korraga on nagu selles mõttes mõnus, et päike paistab hirmsasti, et ei teki sul kasvuhoonet, et tõmbad selle ruloo ette. Kui tuul puuks, paned klaasid ka ette, et kõikide tootjate varikötused seda ei võimalda, et sa saad need korraga lisada nii ruloo kui ka kardina või see klaasid. Et on nagu hästi täiuslik terviklik süsteem ja ta on alumiiniumist. Praegu on meil siin näha valge, aga seda saab ka teistes ralltoonides, et päris suur valik on. Okei. Aitäh! Palun!